Tere tulemast kuulama järjekordset Arko Akadeemia podcasti. Minu nimi on Elari Tamm ja mul on hea meel täna rääkida jälle kolmel põhilisel teemal: raha, emotsioon ja kinnisvara, aga jälle uute inimestega. Nii et täna on mul siin vastas Katre Kuusik Luminorist ja partnerisuhete osakonnast projektijuht. Väga hea ja meil on ka alati hea meel Arko Varaga koostööd teha. Suurepärane. Ja Alo Ergma Arko Vara Plussist. Jaa, tere hommikust. Rõõm on olla siin. Väga tore. Me elame väga huvitaval ajal ja mulle tundub, et see huvitav aeg on seetõttu, et kui 100 aastat tagasi võis ju ka huvitav aeg olla. Lihtsalt info oli suletum ja teda liikus palju vähem ja naaberkülas said küll teada, mis toimus, aga suures osas elasid oma infomullis. Me elame infomullis, mis on palju laiem. Teame, mis toimub küll Ukrainas ja küll Taiwanis ja mujal. Ja see tekitab alati emotsioone. Ja emotsioon on ju tegelikult tore asi, et siis tunned rõõmu millestki või siis kurbust ja nii edasi. Et alustaks eestlaslikult, et kuidas te ennast tunnete, et millised emotsioonid teid valdavad? Jaa, emotsioonid, ilma emotsioonideta ei saa. Et kahtlemata, et täna praegu emotsioon on väga hea. Meeldivas seltskonnas, südamelähedastel teemadel rääkida, see tekitab alati mõnusat emotsioone. Super. Aga see emotsioon, kuidas nüüd öeldagi, kui sa laiemalt võtad, siis tegelikult, kui me siin praegu ringi vaatame, siis emotsioone on palju ja need emotsioonid ei pruugi olla alati positiivsed. Ja pigem nad ongi selliseid, ütleme siis nii, et kui me vaatame turu peal ringi, siis emotsioonid on laes nii energiakandjate turul, nii pangandusturul, nii kinnisvaraturul kui ka siis üleüldises nii-öelda poliitilises sfääris, et emotsioonid on kahtlemata laes ja küllaltki heitlikud. Just. Ja minu poolt ka, et täiesti nõus sinuga, et emotsioonid peavad inimestel olema, et nii rõõmud kui mured, et see on meie väljendusviis ja samamoodi saan öelda, et just ennem ka rääkisime, et emotsioonid on ka nii-öelda praegu ühiskonnas ja väga palju mõjutab seda on ju meedia, et kui meedia annab sulle seal mingi signaali, siis inimeste emotsioon, see on kohe näha nii panganduses kui ka kinnisvaraturul, et kuidas see emotsioon muutub, et absoluutselt. Ja see emotsioonide nii-öelda väljendamine on tänasel sellisel sotsmeedia sellise põhisel ajastul, see on hetkega tuleb, anname tikku, ja mulle tundubki, et kui me nüüd räägime nii pangandusest, läbi panganduse vaate ja vaatame seda läbi kinnisvara vaate, siis loomulikult selleks, et kinnisvaraturg toimiks, on vaja kahte asja, on vaja emotsiooni ja laenu. Ilma selleta ei saa. Mis praegu pangast on naljakas küsida, et millised emotsioonid pangas valitsevad, sest pank on just pragmaatiline, ütleme siis ettevõte, aga mis tunded praegu valitsevad pangas just sellest laenuvaates, et on pank praegu väga avatud laenu andma või pigem muutub konservatiivsemaks? Ma saan rääkida siin Luminorist ja kui me vaatasin ka siin eelmiste nädalate laenutaotluste mahtu, siis ma ei saa öelda, et laenutaotluste maht langenud oleks, pigem isegi on kasvanud. Aga inimesed teevad nüüd otsused võib-olla natukene läbimõeldes rohkem, ma ütlen, meedia väga palju mõjutab ja mõeldes ka sellele, et mis on täna meil nii-öelda kommunaalkulud, et ikkagi neid ka arvestatakse. Ja kui ma võtan ka näiteks seda, et kui siin COVID-i ajal osteti endale teine või kolmas kodu ja osteti suurem kodu, ehk et sooviti endale nii-öelda kodukontoriks mingit eraldi tuba või eraldi korterit kuskil, siis täna inimesed natukene ikkagi mõtlevad teistpidi, et otsivad nad väiksemat pinda ja võimalik, et ei võta seda teist ja kolmandat kodulaenu lisaks. Nii, emotsioon selles mõttes toimib, et hetkel pigem inimesed on ära ootaval seisul, sest ma just mõtlen, ajakirjanduse peamine ju pealkiri oli tükk aega, et kõik ootavad sügist.
ja tundub, et see sügis on nüüd käes, kas ma saan aru, et see, kuidas me näeme, et see, mis on rakendunud, on see, et me näeme palju suuremat ettevaatlikkust? Ja tõsi, et eks me näeme ju seda ka ju tehingute arvu ja pealt, et inimesed mõtlevad palju rohkem. See taustauuringut ja neid asju tehakse oluliselt rohkem, et sellist ülepeakaela kuskile, et ma nüüd seal on mingi asi, ma igaks juhuks ostan, eks ole. Et seda vähemalt nagu minu kogemus kindlasti ei näita, et inimesed on läinud targemaks ja see on ausalt öeldes ainult hea, sest ei ole mõtet lihtsalt hüpata esimesse ette juhtuvasse kaevu, kui tekib lihtsalt selline tunne, et see on see. No, ma võib-olla mitte ei oponeeri, aga mulle nagu tundub, et inimesed üldjuhul kriisidest ei õpi. Et see on nagu ka siuke nagu tarkused ära, et sa küll enda kriisist õpid, aga teise, ütleme siis sellisest tarkusest sa ei õpi, et küll me sooviks, et meie lapsed ka meie vigu ei teeks, aga paraku siis tuleb vaadata, et tegelikult meil ei ole mõtet küll eelmisest kriisist rääkida, sest kõik oli ju teistmoodi, majandus oli teistmoodi, inimesed, aga nüüd on uus põlvkond, nemad ei mäleta seda eelmist kriisi, nad pole seda kogenud. Nad ei teagi see, mis siis toimub. Nad vaatavad seda pangafilmi ja siis kujutavad lihtsalt midagi ette, et tegelikult see kriis on uus kogemus täiesti suurele osale meist. Ja seda kindlasti. Kui me seda üldse kriisiks saaks nimetada, kas me saame juba nimetada seda kriisiks või tegelikult ikkagi me ootame veel kriisi? Me ikkagi praegu järgime, mis tuleb ja me võtame küll, vaatame öelda natukene karmimalt sinna sisse inimestesse on ju, enda taotlustesse, et arvestame neid kommunaalkulusid natukene ikkagi kõrgemaks on ju, et aga me ikkagi kodu ostmise aeg on alati õige, ehk kui inimesel on vaja kodu osta, siis ma ei saa öelda, et lükkame selle nüüd edasi. Kui mul on vaja kodu osta, ma lihtsalt kaalutlen selle otsuse väga põhjalikult läbi arvestades täna oma tulusid ja kulusid. Ja samamoodi ka pangad. Ja eks selle kodu ostmisega ja tõepoolest kodu ostmiseks on alati õige aeg, sest ka kui hinnad on laes, siis ka enamus inimesi siiski, nad ikkagi elavad kuskil, nad peavad ka müüma enda olemasolevat kinnisvara, mis tähendab seda, et nad saavad rohkem kapitali ka müüdud objekti pealt ja sestap nii-öelda nii ostetav kui müüduv vara, nad liiguvad nii-öelda suhteliselt ikkagi käsikäes. Euriborist on väga palju räägitud ja ka täna oodatakse jälle uudist, et kas Euribor tõuseb või tõuse ja kui palju tõuseb. Ma ei küsigi pigem, et kas inimesed arvestavad sellega või mitte ei arvesta, et kas inimesed tunnevad muret selle suhtes või mitte. Igal juhul pank vaatab seda koefitsiendiga, et kas inimene kannatab ära ka 300, võib-olla ka 400 ja võib-olla ka rohkem. Nii nagu sa ennem ütlesid, et noored ei mäleta on ju, või ei teagi, on ju, mis toimus 2007, 2008, 2009 aasta, ja täna, kus meil on Euribor olnud ju väga pikalt 0 või isegi miinuses, siis inimesed, nad ei kujuta päris ette, et mis saab siis, kui su Euribor on näiteks 4. Ehk ma toon oleks praegu hea kohe pliiatsit ja paberit kasutada, aga ma proovin lihtsalt tuua näite, et kui sul on täna 100 000 eurine laen, siis kui Euribor läks 1% peale, siis tähendas seda, et su laenumakse tõusis 50 €. Ja kui me nüüd näiteks võtame seda, et see Euribor peaks minema 4 peale, siis see laenumakse tõuseb sul pluss 200 €. See on päris suur vahe ikkagi. Ehk et sa pead sellega nii-öelda arvestama. Ja mida me saame ka pakkuda, täna on nagu fikseeritud laenu, mida me soovitame ka klientidele on ju teha. Aga see on palju kallim. Ta on kallim, aga kui sa võtad täna selle, et eile oli Euribor, vist oli kas 1,7 äkki või? Ehk et kui su keskmine marginaal on, võtame 1,9 ja kui sa paned seal 1,7 ujuva ja paned 1,9 selle oma marginaali, siis ta teeb kõige kokku praegu juba 3,6, mis on tegelikult
päris palju, on ju. Aga kui sa fikseerid ära selle, me teeme 3 aastaks ja 5 aastaks. Ja kui sa fikseerid ära selle 3 aastaks ja 5 aastaks, siis sul on kindel kuumakse, sa tead oma kulusid planeerida, et kui palju sul läheb igakuiselt ikkagi seda laenumakset maha. Seal on oht ka muidugi, et kui Euribor tuleb alla, et siis mingi hetk võid ka üle maksta. Jah, seda küll. Ja seal on ka see pool, et fikseeritud intressiga kodulaen on natukene keerulisem ja kallim ka siis katkestada, on ju, et okay. aga noh. Ehk siis sellel perioodil ei tohi müüa. Just, aga no sa mõtlen, jumal sa teab, on ju, et kuidas see Euribor liigub, mitte keegi ei tea, on ju. Alo, kuidas sulle ka klientidega suheldes tundub, et räägime sellest, et 100 000 laenu tuleb 200 euri kallim laen otsa, kui Euribor oli 4. Kui tundlik on see täna meie keskmine kodulaenuvõtja, koduostja? Ja no ma saan rääkida nagu oma kogemusest, eks ole, et ma siin ennustama nii-öelda ei hakka, aga hetkel veel, pean ütlema, hetkel, kui me räägime, suhtleme klientidega, kui palju, kuhu, millised võimalused nii-öelda on, siis tegelikult see Euribori teema ei ole veel päris ausalt öeldes kohale jõudnud. Praegu tegeldakse akuutsete teemadega. See tähendab seda, kui palju gaas, kui palju elekter. Ja see on nagu märksa nagu suurem ja hetkel veel nii-öelda nagu käega katsutavam selline probleem, millega siis inimesed maadlevad, mõtlevad, kalkuleerivad, eks ole. See Euribori teema, ma arvan, veel tuleb ja noh, nagu me just kuulsime panga käest ka, et ei ole näha, et laenutaotluste arv oleks oluliselt nii-öelda vähenenud, et ma arvan, et see on tuleviku teema, kus me hakkame nägema, kuidas Euribor reaalselt hakkab mõjutama nii-öelda neid laenuvõimalusi. Ja teiselt poolt, kui vaadata sellist pikaajalist trendi, intressitrendi, siis tegelikult me ju see, et me olime selles miinuses ja väga madala raha, kus raha on väga odav, see ei ole ju üldse nagu ajalooliselt kogu aeg nii olnud. Absoluutselt. See tegelikult, see oligi, kuidas nüüd öeldagi, see, milles me olime, see oli anomaalia. Tegelikult oli see anomaalia, eks. 2 aastat und. Jah, absoluutselt. Ja nüüd hakkab meile tunduma, et see anomaalia justkui peakski normaalsus olema. Ei ole. Tegelikult ei ole. Tegelikult ongi see tase, kus ta meil oli seal, 3, 4, 5, eks ole. Et see on tegelikult see. Muidugi, mis tähendab seda, et raha kättesaadavus või ütleme kinnisvara kättesaadavus ei parane, pigem siis halveneb. Me omalt poolt me oleme maja sees ka vaadanud, et küsimus ka teile, kas objekte tuleb teile vähem sisse? Või selliseid likviidseid objekte? Viimased 8 kuud on kinnisvara pakkumiste arv nii portaalides kui ka meie kinnisvarabüroos ainult kasvanud. See tähendab tegelikult seda, et suure tõenäosusega me näeme ikkagi likviidsuses mingisugust kahanemist. Me näeme, et objektid ei müü nii kiiresti. Ja seda on tegelikult viimased kuu tunda. Jah, tõsi, absoluutselt, et pigem on see, et objekt tuleb, aga nende müügiaeg pikeneb. Osaliselt ka sellepärast, et inimestel, me oleme siin pikalt on olnud teema, hinnad tõusevad, sirgjoones üles, eks ole. Inimeste ootused oma vara väärtusele on ka nagu tegelikult läinud ka kohati nii-öelda läbi katuse, eks ole. Ja siis püütaksegi, et no nüüd veel, äkki me veel jõuame, äkki me saame veel nüüd selle top hinna, eks ole, kätte. Ja see omakorda muidugi tähendab seda, et müügiperioodid pikenevad. Ja. Aga võib-olla ka siin on nii nagu panganduses on ju, et see Euribor oli hästi madal. Kas siin ka kinnisvara poole pealt on inimestel nagu nii-öelda sama ootus, et ongi, panen kõrgelt müüki ja see läheb nagu kohe ära, et see, et ta hästi ruttu ära müüdi, ehk et sa ei suutnud, vahel ei pandud ju seda kinnisvara portaali isegi seda objekti ülesse. See müüdi nii... Pandi Facebooki üles. Jah, just, isegi pilt ei olnud vaja teha, pandi objekt, lihtsalt tuli objekt sisse ja see läks ju ilma kinnisvara portaalita, et see ei olnud ka ju normaalne. See, kui sul on nõudluse ja pakkumise suhe paigast ära, teame, mis see tähendab. See tähendab buumi. Ja selles buumis me olime just viimased 2 aastat. Selle keskel oli natukene, kõik, ma tean ju, meedia ju pasundas, et kas nüüd on buum ja kas see on, tegelikult selle keskel tundus nagu, jah, midagi on väga paigast ära, kas sa teed oma tööd ja nüüd tagantjärgi vaadates ausalt öeldes
oli buum. Kas see oli müük? Ei. Nõudlus oli nii suur, vormistasime tehinguid. Tõsi, et ega see oli ikka, käis kõvem andmine, ütleme nii. No täna me oleme tegelikult kliente nõustamas selles osas, et sa võid ju ka täna jääda turul, kui sul on vaja müüa, ikkagi nagu passima. Sa ei saa müüdud selle pärast, et sa vähendad hinda liiga vähe, sa ei pane hinda kohe õiget, atraktiivset, sest ostjaid on nii palju ehk vähem või ostjad kaaluvad rohkem. Huvitav on võib-olla mõne kuu pärast näiteks taas pangast saada sisendit, et kui laenutaotluste arv näiteks ei vähene, aga laenutaotluste võtjate arv väheneb. Ehk siis info, ütleme siis need, kes taotlevad versus need, kes päriselt laenu võtavad, seal on ju ka väike vahe sees. Ei pea vist kohe ju laenu võtma. Ei, see, et sa laenutaotluse täidad, siis tegelikult on see meile, kui meie suurepärastele halduritele väga hea signaal, et inimene mõtleb. Ta mõtlebki läbi, et mida ta osta saab, on ju, et see laenutaotlus läheb ju lukku siis, kui sa oled oma lepingu ära allkirjastanud, et siis on nii-öelda sul laenuleping ja sa oled oma uue kodu saanud. Aga see, et sa tuled panka, küsid oma võimalusi, suurepärane. Seda tuleks teha igal juhul. Absoluutselt alati soovitame oma klientidel ka, et veel enne, kui te tulete nii-öelda konkreetselt seda objekti vaatama, käige juba pangas ära, tehke see taotlus ära, see ei maksa teile midagi, aga see annab teile teadmise, mis teie võimalused on ja hiljem saate te palju kiiremini reageerida sellele. Teil on juba see teadmine olemas, pangal on see teadmine olemas ja kui teile meeldib see objekt ja saate kõiges kokkuleppele, siis tuld. Vaataks veel selle peale, et laenu fikseerimisest me küll rääkisime, elukallidus igal juhul paneb inimesi pigem praegu kaaluma teemat, et kas ostu või üürida. Sellepärast, et selle hetkel, kui sul Euribor tõuseb ja võib-olla kohustused tõusevad, ei taha sa neid kohustusi nii väga võtta, tahaksid ennast kuidagi nagu fikseerida sen üüriturule. Kuivõrd Alo, sa oled näinud, et üüriturul praegu aktiivsus kasvab või langeb? No ütleme siis niipidi, et mingi hetk tagasi, kui siin Ukrainas teemad kerkisid ja sõda algas ja me kõik nägime, mis Tallinna üüriturul toimus, eks ole, siis praegu me pigem näeme seda, et pakkumisi on korralikult. Pakkumisi on juurde tulnud, üüriturul mingit kriisi ei ole, pigem ma näen seda, et need üürihinnad lankevad. Pigem hakkavad nõks alla tulema. Ei ole enam niimoodi, et kui siin räägime mingi 3-4 kuud tagasi, ükskõik mis hinnaga paneme, kohe läheb. Ei ole probleemi, kas need on siis kohalikud või need on nii-öelda sõjapõgenikud või midagi muud, eks ole, aga... Kas ma võin küsida ebapädeva küsimuse või urvava küsimuse, et aga kus need üürikorterid nüüd tulevad või kas siis inimesed ei müü oma korterid või annavad siis üürile, jah? See on kindlasti üks koht, et tegelikult on ka see, et oma korteri müük, et mille sa oled ostnud üüri investeeringuks, eks ole, et see ongi selline kahe otsaga nii-öelda nagu teema, et sul peab olema plaan, mida sa teed selle kapitaliga, mida sa selle korteri müügist saad. Kas ma lähen siis paigutan selle kuskile, ma ei tea, mujale, aga sul peab olema kindel plaan. Et kui sul on see, et kapitali nii-öelda hoida kinnisvaras on ju iseendast väga, väga mõistlik. Vaatame, mis inflatsioon teeb. Kui sul on nagu suured summad panga arvel seisavad, see on täiesti ebamõistlik. Ma tulin praegu sellele mõttele, et kas siin võib olla ka üürituru tõus sellega seotud, ehk COVID ajal ostetigi endale see teine ja kolmas korter ja nüüd siis pannakse see üürile. Kes teab? Üks on selge, et kui inflatsioon on üle 20 ja meil on olnud viimaste aastate nüüd kinnisvara hinnatootlus siin kapitalitõus üle 20, siis me oleme jõudnud enam-vähem kinnisvaraga nulli. Aga kui just Jaak Roossaare rääkis meie eelmises podcastis, et aktsiad on tegelikult miinus 30-40%, siis kinnisvara on ainus vara, mis on tegelikult suhteliselt säilinud sinna nulli juurde, võttes arvesse ka siis mitte Euribori, vaid inflatsiooni.
aga see, et täna üüripakkumiste arv kasvab, annab ju võimalus ikkagi nendele, kes soovivad kinnisvara omal koduks ja aga osta ei saa. Et on üks selge sihtgrupp inimesi, kes ei ole, on siis nimetame neid esmaostjateks, kes tahaksid kodu osta, aga tegelikult see on kohustus, see ei ole ainult õigus. Ja eriti ma kujutan ette pangasilmis. Jah, aga kui me võtame nagu niipidi, et kas ma maksan seda üüri või ma maksan laenu, siis tegelikult see laenumakse tuleb ikkagi soodsam kui see üürimakse igakuiselt, eks. Absoluutselt, aga siin tuleb mängu emotsioon. Siin tuleb emotsioon ja tunded ja kogu see teema, et seal ongi teatud hulk nooremat generatsiooni, nad ei soovi neid laenuahelaid, kutsume pidulikult niimoodi. Jah, võimalik, et et ei taha ennast siduda sellega, ehk et ma panen oma selle koti kokku, on ju, ja lähen võib-olla järgmisse kohta, võib-olla järgmisse riiki hoopis elama, on ju. Võib-olla kolin Austraalias. Kui me 20 aastat tagasi või isegi 10 aastat tagasi mõtleme, siis Eesti turul ei ole, kinnisvaraturul ei ole väga palju olnud strateegilisi üüriettevõtjaid, kes annavad majade viisi korterid üürile. Me olemegi harjunud üksikute üürimajadega siin, üürikorteritega siin-seal. Ja see, mida me nüüd oleme tegelikult näinud viimased aastad, on sellised strateegilised üüriinvestorid, kes toovadki läbi fondide maju turule, kus sul on 200 korterit üürile, 200 korterit üürile ja inimesed hakkavad võtma seda kui sellist püsivat elukohta järgmiseks 10, 15, 20 aastaks. Ja ma isiklikult arvan, et see narratiiv, et eestlane omab kodu ja alati tahab omada kodu, et see kindlasti muutub ajas. See on selline globaalne trend ja ma ei usu, et me jääme sellest puutuma. Ma olen täiesti nõus suga, kui me vaatame ka näiteks välismaailma, siis seal ikkagi noored samamoodi üürivad, on ju, et väga vähestel on võimalus endale osta see kodu. See lävend saamaks ise kodu omanikuks on nagu nii kõrge, et seal pigem nagu hoitaksegi seda nagu üüri peal, et eks see on põlvkondade vahe ka kindlasti, et ise ei ole ka nii-öelda esimeses nooruses, eks, et minu jaoks on normaalne ja see ongi nagu, see on väga hea, et ma ei tea, ma räägin ainult enda sisetundest, eks ole, et ma olen ise oma kodu omanik, et ma ei lähe üürima, vaid seepärast, et nagu sa hästi ütlesid, eks ole, siis laenumakse versus nii-öelda üürimakse, nii-öelda surnud hobuse maksmine. No. Ma arvan, peamegi seda arvestama, et üüri puhul ei ole sul seda kohustust, pikkasid lepinguid, sa saad sealt välja astuda. See on võib-olla selline elustiili küsimus ja teiselt poolt tuleb vaadata seda, et sisenemine kinnisvara turule esmaostjal muutub aina keerulisemaks. Kinnisvara hinnad on tõusnud ja ma ei näe kusagilt, et nad peaks hakkama väga langema. See sõltub loomulikult sellest, et kas me suudame uusi arendusi peale tuua, kui palju. Me oleme nimetanud, et on mitmed probleemid, raha on kallinenud, toorme hind on kallinenud ja bürokraatia on läinud väga suureks. Ja need kõik on tegelikult need, mis pidurdavad tegelikult seda arendamist. Just. Nii, me oleme rääkinud rahast ja emotsioonist ja nüüd kinnisvaraturust ja üüriturust ka. Kui me räägime rahast, siis me räägime ka investeerimisest ja inimesed täna tegelikult jutt oli, et kuhu siis investeerida, kui mitte kinnisvarasse. Aga tegelikult on ju alternatiivseid investeerimisvõimalusi veel, kulda, hõbedasse, aktsiatesse, et kui palju te ise olete sellised ütleme siis ainult kinnisvara usku või tegelikult ka muud. Ja ma mõtlengi isiklikult, kas te olete ka siis mitte traditsioonilise investeerimise usku, ma ei tea, krüptosse? Ei ole. Ilmselt kohati, kui vaadates milliseid suurepäraseid hüppeid on nii üles kui allapoole on siin krüpto teinud, siis kindlasti on seal olnud ka võimalus erinevatel aegadel erineval viisil teenida, aga sul ei ole ühtegi krüptot kunagi olnud? Mul ei ole ühtegi krüptot. Ma pean tunnistama, et ma vist olen selles suhtes nagu võib-olla ajast maha jäänud, aga mul on teatud tõrge investeerida asjades, millest ma päris täpselt aru ei saa. Et
kindlasti on olemas spetsialiste, kes seletavad, et kõik on lihtne puust ja punaseks, aga ma pean tunnistama, mina olen kinnisvarausku inimene. Imeline. Kas sul on olnud ühtegi krüptoraha oma kuskil kontol? Ei ole samamoodi nagu sina, et kuigi ma olen oma lapse käest saanud nii-öelda vihjeid ja haritud mind selle poole pealt, et mida oleks võinud teha siis, on ju, kui see mis siin hinnaga krüpto oli siin aastaid tagasi, siis täna see muidugi enam ei päästa. Aga ei, ma ka rohkem kinnisvarausku, et mis sul on ikkagi nii-öelda peos ja käes. Päris huvitav, mul lihtsalt tuli meelde, et mõni aeg tagasi üürisin korteri välja ühele noorele inimesele, kes oli selline tundus nagu natuke sükke tuulepea ja nagu aga hea jutuga ja nii ja siis küsisin, et tuli jutuks, et millega sa tegeled? Ma tegelen krüptoga. Krüpto, okei, et aga proovi seletada mulle, et mis see nagu on. No siis ta seletas mulle väga pikalt ja näitas mulle mingit skeeme ja värke, kuidas ta nagu teeb ja ütles, küsin, et kas sa mingi päris tööl ka käid või kuidas, millest siis ta näitas mulle seda nii-öelda kasumi aruannet ja siis ma rohkem ei küsi. Punane rätik on, ma kujutan ette muusikule, et kas sa päris tööle ka lähed. Jah, tõsi. Okei, see meenutab küll eelmist põlvkonda, eks ole. Wow. Ja 9-5, kas sa päris tööle ka lähed? Ei, ma ei saanud alguses aru, et mul oli vaja kindlust omaniku jaoks, et kas ta teenib nagu piisavalt selle jaoks, et seda korterit üürida pikaajalisemalt. Nii oli. Me pool tundi juba kiiresti läinud, aga mõned mõtted tuleks siia lõppu veel just nendele inimestele, kes täna mõtlevad raha laenamisele, mõtlevad kodu ostmisele ja tahavad tulla Luminori ja võtta siis ka pakkumist ja laenu. Mis on need peamised soovitused, mida inimesed peaksid eelnevat enne panka tulekut juba enda jaoks selgeks tegema? Mina olen seda meelt, et tavainimene, kes tuleb tänavalt, või tuleb ka esimest korda nii-öelda laenutaotlust tegema. Ta ei pea olema pädev. Meie oleme selle jaoks pangas, et seda inimest aidata. Nii nagu te olete kinnisvaras pädevad, on ju. Ehk et meie oleme sellel ala tippspetsialistid, et aidata seda klienti. Ehk et põhiline on see, et ta täidaks meil taotlus ära. Tänu sellele me saame selle kliendi endale nii-öelda laua peale võtta, teda analüüsima hakata ja tema võimalusi, mida ta saab osta ja mida ta ei saa osta. Tore oleks, kui tal oleks vähemalt kuhu piirkonda ta sooviks seda osta. Tartu, Pärnu, Tallinn või ka muu Eesti. Me anname kõikides regioonidesse täna laenu. Küll erinevate tingimustega. Sul peab olema oma finantseering 10, 15. Jah, need on nagu tõmbekohadeks Tallinn, Tartu, Pärnu ja seal nii-öelda need 15-20 kilomeetrit ringid nende ümber, aga me anname ka täna nii-öelda teistesse piirkondadesse laenu küll natukene suurema sissemaksega ja võimalik, et natukene teised marginaalid võib-olla ei olegi isegi, aga sissemakse on küll. No ma ei tea, Järva-Jaanis maja, kus ei ole ei elektrit ega kütet ega vett. Elari. Annate laenu? Aga maja on olemas. Lasta tuleb meile sinna laua peale. Ma ütlen, et oma finantseering peab olema suurem. Kindlasti. Ja mingi plaan. Ja võimalik, et seal ei olegi kodulaen, on ju. Meil on ka teised laenuvormid olemas. Ma tahtsin just öelda, et mul on just värske kogemus, et kuidas üks objekt, mis asus väljaspool tõmbe piirkondi, läks ära niimoodi, et võeti hoopis mingi muu laen. Absoluutselt. Ja ongi, ehk et kui meil keskmine kodulaenu marginaal on täna, võtame kuskil 1,9, siis selle järgmise laenu, ehk meil on ideelaen, kus me finantseerime neid, on ju objekte. See oligi ideelaen. Ja see oligi ideelaen. Reklaamsaade. Ja sealt hakkavad marginaalidades 2,3, kui ma ei eksi, et ei ole ju tegelikult. Ja teine asi on ka see, et kui sa ostad siis väljaspool tõmbepiirkondi, ka hinnad on ju hoopis teised, eks ole. Nii see on. Nii et võib-olla see kokkuvõttes igal juhul pangas küsida nõu, pädevad inimesed aitavad läbi närida ka sellistes olukordades, kus võib-olla see traditsiooniline lähenemine ei aita, tuleb natuke rohkem mõelda. Halo, mõned mõtted sinu poolt veel, et mida sa soovitad täna osta?
sõltub vajadusest ja investeerimine sõltub ka võimalustest ja tegelikult ideedest, et aga äkki sul on mõni objekt praegu tagataskus? Sa oled müünud Vormsil erinevaid asju, kas sa täna soovitaks Vormsil osta üks suvila ära või võib-olla see müüd? Absoluutselt, ma just nägin, Vormsil tuli müüki, ma arvan, et see nädalaga oli see müüdud. See oli ka ainuke maja, mida Vormsil müüdi. Et selles mõttes, miks ka mitte, et kui te tunnete, et see Vormsi on see koht, mis teie nii-öelda hingekeeled laulma paneb. Vormsi on Saaremaa. Absoluutselt, Vormsi on superkoht. On. Absoluutselt. Me räägime ka kinnisvarast näiteks likviidsest varast või see nõudluse pakkumine. Ma käisin hiljuti Haapsalus ja ma vaatasin seda kinnisvaraturgu, mis seal on. Ehk et nendes nunnudes, puumajades, kas on pakkumisi? No sul ei ole. Tõsi, minu kodulinna on kõik teretulnud. Tuleme rõõmuga. Aitäh, Katre, tulemast, jagamast mõtteid. Kinnisvaraturg on aktiivne, aga inimesed on võib-olla rohkem kaaluvamad, mis on väga okei. Ja tulebki kaaluda oma võimalusi ja riske ja teha sealt parimad otsused. Ja selleks aitab teed Luminor ja loomulikult ka meie Arkovara maaklerid ja hindajad. Suur tänu ja järgmise korrani. Suur tänu. Aitäh. Aitäh.